Sellal, kui suurem osa inimesi toibub alles suurest pühadaegsest söömisest ja mõni ka joomisest, on üks mees otsustanud äkki nälgida. Juba vanast aastast on ta alustanud näljastreiki. Jaak Vakermann on seda teinud juba mitmendat päeva ja kohe me küsimegi, miks ta üldse seda näljastreiki alustas. Põhjus on eelkõige selles, et juhtida ühele suurele murele tähelepanu. Kui sa tahad konkurentsis püsida ja nii-öelda sellel vabal turul läbi lüüa, siis sa pead tegema ka investeerimist. Sa pead tegema midagi, mis muudaks sinu tootmise efektiivsemaks, innovaatilisemaks. Aga kui see investeerimismeede on uue MAK-i programmiga 2014–2020, see 146 või umbes 150 miljonit eurot on niimoodi mõeldud jagada, et ühe taotleja lagi on 500 000 eurot. Siis juhitaksegi tähelepanu, et sisuliselt seda võivad saada ainult 300 tootjat, suurfarmerit ja tuhanded jäävad sellest ilma. Maaelu arengukava alusel raha jagamine on poliitiline otsus. Eesti poliitika on Jaak Vakermanni, aga ka Talupidajate Keskliidu arvates suunatud suurettevõtjate toetamisele. Erinevates liikmesriikides, Euroopa Liidu liikmesriikides on see investeerimise lagi erinev. Ja kui näiteks oli Iirimaal, oli viimati 120 000 eurot oli ühe rahastamisperioodi jooksul lagi, siis nüüd toodi see alla 80 peale, aga meil on ta 500 000 eurot ühe tootja peale. See peaks olema toodud minu nägemuse järgi 100 000 euro peale, siis jätkuks seda kõik rohkematele inimestele ja ei kujuneks niimoodi, et igas vallas on võib-olla 2-3 suurtootjat ja ülejäänud peavad lihtsalt oma pillid kotti panema. Öeldakse, et nad ei viitsi või nad ei suuda läbi lüüa, aga tegelikult nad jäävad lihtsalt toetustest ilma. Siiski on mehel lootus, et Põllumajandusministeerium võtab asja kaaluda ja jaotada raha veidigi ühtlasemalt.